Annotably, 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 annotably. See härrasmees ei vaja spinningumaailmas pikemat tutvustamist. Ja lisaks on ta see mees, kes disainis uut tüüpi libralandi, millega mul pole veel olnud võimalust püüda, aga olen akvaariumi natuke jälginud, et näha, kuidas need töötavad ja räägime sellest varsti. Tere, Tone! Tere! Palun rääkige meile, mis tüüpi land see on ja mis oli teie idee bassseeria disainimisel? Meie materjal, mille kallal oleme väga pikka aega töötanud, on passisegmendi toodete osas peaaegu ideaalne, sest materjal on löökvõimeline, segu on väga ujuv ja äärmiselt pehme. See tagab, et need landid on tõesti ülimalt tõhusad, eriti just passide püüdmisel. Aga mitte ainult, mul on õnnestunud nendega püüda ka teisi liike, nagu koha, haug, suured forellid ja harjus. Libra on siiani spetsialiseerunud forellipüügile ja mina ise olen ka kasutanud selliseid väikeseid lante. Küsimus on, kas need bassiseeria landid ei ole äkki liiga suured, aga kellelt veel küsida, kui mitte sinult on jätta? Ütlen lühidalt, need ei ole liiga suured, ei jää ka liiga suureks, me hakkame veelgi suuremaid mudeleid tegema. Just passipüük nõuabki selliseid lante, on olemas 5-tollised, 7-tollised ja 10-tollised landid. Kui rääkida teiste liikide püügist peale passide, siis võib nende lantidega edukalt püüda ka suuri forelle ja harjust. Ma ei varja, et üks neist mudelitest, mille nimi on Finesworm, ongi loodud nii passi, suurte forellide kui ka harjuse püügiks. Ma ei varja, et selle landiga paneme suured lootused just harjuse püügile. Testid kinnitasid, et just Fineswormiga püüdsime testide ajal väga palju kalu. See on hea märk selle kala püügiks, sest teda peaaegu üldse ei püüta kummilantidega. Selline huvitav uudis, eriti alustavatele kalameestele, on see, et Libra on oma kataloogis näidanud, kuidas neid lante õigesti rakendada. Sinu arvates, kui tõelise meistrina, kas see ongi parim viis, kuidas me peaksime konksud ja raskuse valima? Jah, täpselt nii. Just sellest sa räägidki. Kataloogis näitasime, kuidas varustada paseri lante, et kalameestel oleks lihtsam neid õigesti rakendada. Me näitasime seda illustratsioonidel. Varustamisviise on erinevaid, ligipeadest kuni offset konksudeni, tšepuraškadest Carolina ja Texas riigideni ning dropshotini. Eraeluks tegelikult aega ei jää, sest uued landid ja uued projektid võtavad mul väga palju aega. Sellele, et teha korralikke teste, kulub tõesti väga palju aega veekogu ääres, testides, mitte lihtsalt oma lõpuks kalastades. Ma tean seda valu, sest ka mina ei leia saadet tehes eriti aega isiklikuks kalastamisteks ja nii ongi kirg lihtsalt muutunud tööks. Suur tänu sulle! Ja tõesti, edu sulle selleks hooajaks! Inimesele, kellel pole aega harjutada, aga kes võidab kõik. Sel aastal tunnen. Et seda läheb vaja, sel aastal läheb seda vaja tunnema. Ja muidugi,